Ja stopp! Nii, väga hea. Väga õige tempo. 2,2 kilomeetrit tunnis. Seda tempot püüame säilitada ka homme. Aga kuhu huumor jäi? Huumoriga ju teeme, mehed. Huumor on meie firma märk. Kui me ei suuda oma pära välja tuua, siis ei ole meil mõtetki sinna žürii ette minna, eks ole? Nii, mehed, proovime nüüd niisuguse sammuga. Näete, niiviisi. Natukene kelmikat, aga samal ajal tunda lugupidamist kadunukese elutöö vastu. Eks ole? Nii. Ja tähelepanu, 3, 4. Läks. Hops. Ja hops. Ja hops. Ja stopp. Mehed, rahulikumalt. Ei maksa seda kirstu niiviisi raputada. See ei meeldi kadunukese sugulastele. Ja kirstu me hoiame pidevalt ühel kõrgusel maapinnas. Selge? Niiviisi. Mehed, vaadake mind tähelepanelikult. Samal ajal, kui tugijalg on maas, siis vabajalaga anname pisut meeleolu. Eks ole? Pisut meeleolu. Ja läks. Meeleolu. Montsi annab ka meeleolu. Montsi meeleolu. Montsi tugev mees. Mina ei jaksa. Montsi annab endast parima ja, eks ole? Ja siis puhkad. Nii, stopp. Niiviisi ja nüüd kõne. Mina tulen sinu asemele. Kuule, minu arvates on see vahetus kohmakas. Žürii võtab sellest punkte maha. Väga õige, sinu ettepanek. Minu arvates see, kes kõnet peab, see ei pea üldse kandma kirstu. Ja, aga õige. Teeme niiviisi, nagu harjutasime. Kõne. Armas Leina pere, taas on vikatimees mänginud meile julma vingerbussi ja kutsunud enda hulka meie kõigi poolt kutsunud enda hulka. Kuule, vikatimees ei saa ju nii öelda, eks ole? See ei ole mul hea lause, ma ütlen parem nii. Ja seadnud meid taaskord silmitsi julma paratamatusega, nii on parem, ja on üks neid hetki, kui me tunneme, kui mannetu on inimene ja veel mannetum kui inimene ise on tema sõnu, häid, õigeid, õieti ei olegi. Stopp. Kuidas sinu sõnu ei ole? Kellel siis veel on, kui sinul ei ole? Tegelikult mul on, aga ma ütlen, et mul ei ole. No, miks sa nii ütled? Lihtsalt. Ma kruvin pinget. Matuselised arvavad nüüd kohe, et ma jään vait, aga mina hakkan nüüd panema. Niiviisi. Ilma huumorita hakkadki panema. Ma ütlesin sulle. Kõige tähtsam on huumor. Kõne. Armas Leina pere, taas on vikatimees mänginud meile julma vingerbussi. Ja seadnud meid taaskord silmitsi julma paratamatusega. On üks neid hetki, kui tunneme, kui mannetu on tegelikult inimene ja veel mannetum kui inimene ise on tema sõna. Sõnu häid, õigeid, õieti ei olegi. Kutsu ma ära, mina ära ei jaksa. Panen maha. Hea küll. Sõnu häid, õigeid, õieti. Sõnu häid, õigeid ei olegi. Sõnu häid, õigeid, õieti ei olegi. Kuule, sina, ministeerium. Meil on siin üks mees pidevalt puudu. Ei, kuule, praegu ma küll ei saagi. Siin on hullu maja, kurat. Magister sõimas ju Riigikantselei vanema läbi praegu. Telefonis nii läbi tead, et ta ongi hull. Ja nüüd ta kutsus ta siia, kurat. No mina ei tea, miks. Minu meelest ta ütles talle kõik sõnad ära juba, mis eesti keeles on. Ja nii kaua, kui ta ära käib, ma ei saa mitte kuskile minna, ma pean kurat siit. Kuule, tuligi. Tere. Minister ootab teid. Mis tal täna viga? Tavaline, midagi ei ole erilist. Tervist. Vabandage, et ma ennem telefonis läksin nii ägedaks. Ei ole viga. Ma vabandan. Aga see töö võtab närvid täitsa läbi. Eks te teate omast käest.
kui tahad oma tööd hästi teha. Istuge. Aga ma ei saa hästi teha, kui te toote mulle sellise asja. Mis asi see nüüd on? Te ei mõtle seda nüüd ometi tõsiselt? Kas te kirjutasite selle ise ju? Jaa, mina. Siin läks siis konkurssi eesmärk on välja selgitada objektiivselt parim tiim, kellele Eesti riik usaldab Eesti vastaspunkti piduliku tähistamise Vaikses ookeanis. Õige. Kuigi, kas tiim on eestikeelne sõna? Ja praegu on. Aha. Aga mis see on? Konkursist osavõtjad esitavad žüriile hindamiseks tervikliku stiliseeritud matusest tseremoonia. Mis matusest tseremoonia? No see on praegu kogu maailmas kombeks. Oot, mis on kombeks? Et on konkurss. Aga miks just matusest tseremoonia? Vaadake, matus näitab kohe ära, kes on kes. Matus on väga selgepiiriline rituaal ühest küljest. Ja teisest küljest annab loovusele väga palju ruumi. Kes teeb korraliku matuse, teeb ka korraliku ükskõik mille. See on nüanss, miks ma valisin matuse tseremoonia. Siin ei oleks teine nüanss ka. Miks te ei pannud näiteks konkurssi ülesandeks seda, kes teeb parima lilleseade? No, siis saaks ju. Ja, eks ole. Siis oleks ju lilleseadetel tohutu eelis. Praegu on see eelis matuse kontoritel. Jah. Teate. Mis? Ma ei soovi, et meid hakatakse jälle süüdistama erapoolikuses ja subjektiivsuses. Ja sellepärast ma otsustasin, et konkurssi ülesanne peab kajastama eelseisvat ülesannet. See on Eesti vastaspunkti tähistamist ennast. On natuke loogilisem kui matus, eks ju. No, ta võib ju olla, aga konkurss on juba homme. Kõik harjutavad, me ei jõua kellelegi enam teatada. No, pole vajagi teatada. Aga nad ei jõua korralikult ette valmistada. Las improviseerivad, las ilmutavad loovust, nii nagu teile meeldib. Aga härra minister, miks te ei öelnud seda mulle varem? Ma andsin selle konkursi kava juba ammu. Teie andsite. Näete, mis mul siin laua peal on? Mul on siin tohutult palju töö. Ja see asi ujus mul lihtsalt välja. Mis te ütlete? Ma arvan, et minister ei peaks igasse pisiasja sekkuma. Mina kui vastutav minister vastutan kõige eest. Ma ei salli mitte ühtegi kõrvale kaldumist. Mitte ühtegi. Aga kuidas ma siis nüüd muudan? Lihtsalt selle jutuajamise alusel. Siin on ministri käskiri. Konkurssi ülesannete muutmise kohta. See on teile täitmiseks. No aga kas see... Ei, ärge muretsege, ma kirjutasin selle ise. Teate, ma ei usalda väga seda sekretäri poissi, kes mul siin on. Riigitööl ei tohi mitte kedagi usaldada. Ma ei usalda teid ka. Ma tegin nalja. Ma soovin teile edu. Muide, homme ma vist ei saagi tulla konkursile, sest et mul on külas Iisraeli kolleegid ministeeriumist 5760. Ilus number. Mis te arvate, kes meil on aastal 5760 minister? Sina ka ei pabista. Ma selle kõne pärast natuke pabistan, selle pärast, et ma unustan alati selle huumori ära. Kuidas ise? Mis mina? Mul ei ole õnneks ühtegi sõna. Ma niisama lohisen kaasa. Järgmine võistkond, M-büroo. Mehed kohtadele. Kandesse võtt. Minu järel sammu mats. Stopp.
tere! paneme kirstu maha. Me võime hoida. Asi on selles, et seda kirstu ei lähegi teil täna vaja. Kuidas ei lähe? See on meie kompositsiooni telg. Konkursi tingimus on muutunud. Kusjuures on muutunud kõigile osavõtjale võrdselt. Ja mis kõige tähtsam on muutunud teile lihtsamaks. Mis asi siis nüüd on muutunud konkreetselt, ma ei saa aru? Me tahaksime, et te esitate meile lühidalt ja tihedalt oma nägemus eelseisvast ekspeditsioonist. No me ei ole ju selleks ette valmistatud spetsiaalselt. Meil oli siin hoopis huvitavaid igasuguseid liikumisi ja... Kuna see muutus tuli žüriile ka ootamatult veidi, siis me nõuagi teilt üksikasjalikku ettekannet. Et nii ütelda kondikava. No ja, mis näitaks teie üldist mõttesuunda. No mida te kurat meilt konkreetselt tahate, mida te üldse hindate, kurat? Žüriil on omad kriteeriumid. No te võite ka loobuda. Mida ma muidugi ei taha. Ma pean meestega nõu. Palun. Mis nüüd saab siis? Lähme kodu. Siin on mingi jama. Kui sa seal käisid, leppisite raudselt kokku. No ja me leppisime kokku, et tuleb matus. Rohkem ta ütles, et teha ei saa. Ja alguses oligi matus, aga ilmselt tuli midagi vahele. Mis vahele sai tulla siis? Kurat meile ei öelnud siis. Küllap ta ei öelnud kellelegi. Ta naumees. Kui ta naumees, siis mine ütle talle, et meil oli raudselt kokku lepitud. Mine ütle talle, kurat, et me ei lahtu, kui siit muidu täna, kurat, tühja kistuga. Kuule, ma ei hakka tära siin sisse rääkima ja ennast takka otsa. No mis me teeme nüüd? Mis me teeme? Teeme ära, no mis on? Kui me ei ole üldse mõelnud. Teie ei ole mõelnud, mina olen kogu aeg sellele mõelnud, et saaks merele ja... Nii et sina oled mõelnud? Lihtsalt teeme lühidalt, no ma pakun midagi välja. Kuule, teeme nii, sina pakud välja ja me kurat toetame sind, noh. Kas kõik on nõus? Teeme ära, mis ära? Koju ka minna. Koju minna ja peale see Teeme ära. Me võtame konkursist osa. Väga hea. Palju teil on vaja ettevalmistusaega? Aga palju meil antakse? Mitte üle 20 minuti. Ma teen kohe. Me teeme kohe. Palun. Nii. M-büroo saab asjast aru niiviisi. Kogu projekt laias laastus jaguneb 2. Kõigepealt transport ja siis teine osa juba rituaal ise. Kõige odavam kohale saamise viis oleks siis lennukiga Uus-Meremaale ja siis juba Wellingtonist üüriks laeva ja siis ei ole enam palju maad, kuskil 1800 miili. Edasi-tagasi? Edasi-tagasi ka 1800 miili. Nii, Pilistvere ja Adavere kui Eesti keskpunkt see asetseb mis umbes täpselt siin ja vastaspunkt on siis nüüd tõesti umbes praegu siin. Kaasa ei oleks vaja võtta midagi muud kui ainult lipp ja poi, millega me tähistaksime selle koha asukoha. Ankru ja köie me ostaksime Uus-Meremaalt, sellepärast et Uus-Meremaal on ankrud ja köied odavad. Ja kuna Eestisse suhtutakse hästi, siis me saame ilmselt veelgi odavama. Kui pikk see köis peaks olema? No see selgub juba koha peale, aga õnneks on see punkt on Vaikse ookeani lõunaaheliku kohal, nii et eriti sügav seal ei ole, kuskil 3000 meetrit, aga sealt edasi, sealt läheb küll sügavaks. Ja sellega seoses mul on teine mõte, et me võiksime müüa lätlastele teenust, et tagasi teel me märgiks nende vastaspunkti ka ära. See on umbes 90 miili ekvaatori poole ja seal on juba tõesti sügav. Ja kurat, lätlased tahavad rohkem kurat kõik saada. Ja nüüd siis rituaalist konkreetsemalt. Ja see võiks olla traditsiooniline Eesti rituaal, lihtne, aga mõju. Mul on palju ilusaid ideid. Näiteks võiks olla rahvusvärvides ilutulestiks. Siis me võiks heita ookeani pärja, mis on punutud eri Eesti maakondade korjatud rukkililledest. Keegi kurat võiks kurat õnnistada seda poid siis, eks ole. Ja siis mul oleks veel üks mõte. Kas žürii liikmetel on küsimusi? Ma kõigepealt küsiksin ise, kas teil seal rituaali lõpus ei võiks veel midagi olla? Jaa, kurat, meil on lõpus on meil ümber. Monseigneur, sõnad majesteet. Kuidas? Kas ei ole näinud? Ma ei saanud aru. Nii, üks vend. Nii on olla siin.
Vändra polka tihti lüüa, ainus asi, mida me ei saa ja me ei taha tiiblat teenida, me tahame raha teenida ja otse vaarisa moodi, vaara tööle hilja voodi. Aga juba õhtul hilja, surüppe heidan unele, mu püha Eestimaa. Aga juba vara hommikul lõõsad meie hüüed, Eesti, Eesti, on veel küsimusi? Ei ole, olete vabad, konkursi tulemusest teile teatatakse. Nägemist, head aega. Riigikantselei vanem on aumees. Riigikantselei inimene on sigar. Aumees. Sigar. härrad, klubikaaslased, sõbrad. Ma tahaksin tänases pidulikus või kahjuks pisut kõrgendatud meeleolus esineda sensatsioonilise avaldusega. Ja ma tahaksin südamelt ära rääkida ühe saladuse. Ja nimelt, see, et me selle konkursi võitsime, see, et M-büroo selle konkursi võitis, see ei olnud mulle mingi üllatus. Ei tea, kes see sabistas kõige rohkem. Mina sabistasin. No loomulikult. Ma ainult teesklesin, et ei arvaks, et see on meil mingi lihtne jalutus kõik ja võtaks ennast kokku. Aga mis ma tahtsin öelda? Miks ma olin niivõrd kindel, et me selle konkursi võitsime? Sellepärast, et ma uskusin meie maskotti. Mis maskotti? Riigikantselei vanemas. Sigar. Oodake. Ja ma mõtlesin ja ma arvan, et ka teie peaksite selle peale mõtlema. Kas me ei peaks teda kuidagi tänama? Sigar või? No kui sa tänulik oled, siis täna, noh. Tema erilisi teeneid silmas pidades kuidagi eriliselt tänama. Ühesõnaga, mul on ettepanek ta vastu võtta M-klubi liikmeks. Mina olen ka mõelnud. Mida sa oled mõelnud? Et võiks võtta küll kellegi. Kuulge, mis erilist ta siis nüüd ära tegi? Me ikka ise olime kõvad. Sina tegid ära selle konkursi. Marssali terviseks. Hea küll, Marssali terviseks. Marssali terviseks. Naiste terviseks. Tule. No, kas lärmame siin? Kuule, tead ära, moraliseeri tead pidevalt. Kuule, istu kuule. Mis on? Me siin seltsimustega mõtlesime, et kirjuta avaldus ära. Mis avaldus? Avaldus. Palun mind vastu võtta M-klubi liikmeks. Niisugune avaldus. No jaa, aga kui ma kirjutan, mis siis? No mis siis, kurat, siis me hakkame mõtlema. Kus mees oled suke? Siis me teeme katsed. Katsed? Minu käest sina pead siis käed suruma ja karuga ja me vajame ainult tugevaid mehi. Me vajame väga tugevaid mehi. Mõte on muidugi huvitav, aga... Kirjuta see avaldus ära, tead. Aga ma ei näe siin magistrit. No, mis magister on? Magistrile võib-olla ei meeldi see mõte. Ta ükskord ütles mulle... Mida ta ütles? Ei midagi. Midagi teravat. Ei, talle tundus, et minust noorem inimene on minu jaoks liiga noor. Kas see oli naisinimene? Ükskõik. Igatahes ühe teie klubi liikme meelest olen mina juba vana. Ja on teil meeles, et homme ta ootab meid kõiki hommikul kell 9. Kurat, joome Marssali terviseks. Marssali terviseks. See on tõesti õige, mehed. Ja Marssali terviseks. Marssali terviseks. Oma hommikul.
Kas sa tead, mis on totaalne riik? Ei tea. Totaalne riik on see, et kui sa ei tööta enam ministeeriumis, aga kell 9 hommikul ikka veel kükitad ministeeriumis. Mis on? Ei ole hea huumor. Joo vähem. Ime, et üldse kõik jõudsid tulla. Määrat ei ole. Minister ootab teid. Tervist. Tervist. Kõigepealt ma tahaksin teid tänada. Ma tahaksin tänada ministeeriumi 2000 ja ka iseenda nimel M-bürood ja kogu tema tiimi, kes ausas võitluses. Ma arvan, ma võin öelda, et see võit on meie kõigi ühine võit. Vaatamata sellele, et võistlustingimusi täiesti ootamatult ja lubamatult võiks öelda lausa 12. tunnil muudeti. See võit, ma arvan, selle võidu tähtsus ulatub kaugemale, kui on aasta 2000. Ja kõige suuremalt rõõmu teeb mulle see, et nende võitjate hulgas on nii palju ministeeriumi 2000 kasvandikke. Aitäh teile, mehed! Ja nüüd omalt poolt ka üks rõõmustav uudis. Eile võtsin ma vastu valitsuse ettepaneku asuda Vaiksele ookeanile siirduva Eesti delegatsiooni etteotsa. Mis jama see on? Kuradi etteotsa. Milleks meile minister? Mis me oleme lasteaes 2000 või? Jah. Ja sellepärast tahtsingi ma, et teie tuleksite täna siia kohe esimesel päeval pärast oma võitu, et me võiksime üheskoos, et uuesti, otsast alata, uuest algusest, määrata kindlaks tegevusplaan, panna maha tegevussihid, kehtestada enda jaoks prioriteet. Kuule, mine too mulle ka üks maha. Palun vaikust. Mehed, ma tahaksin teilt küsida, kas te mõistate, kuivõrd suurepärase ja unikaalse idee teenistusse te olete asunud? Vaata, seda ma ei usu. Mida sa ei usu? Seda unikaalsust. Sellepärast, et Bellinghausen, kes sünnipoolest teatavasti, ta on sündinud Eestis. Oli või? Ühesõnaga, juba Bellinghausen oma ümber maailma reisil 1820. aastal liikus selle sama punkti poole, kuhu meie praegu teel olema. Ja järsku mõni miil enne sihtpunkti jõudmist. Ja ma olen kindel, see oli Bellingshauseni sihtpunkt, see ei saa olla eksitus. Ta pööras kõrvale, keeras järsult itta. Aga miks ta pööras itta? Miks ta pööras kursist kõrvale? Ma ei tea. See on minu jaoks 19. sajandi suurim mõistatus. Minu jaoks on see mõistatus, kas valitsus annab meile raha. Valitsus on teinud põhimõttelise otsuse raha eraldamiseks. Kui palju? See on meie otsustada, meie teeme nüüd eelarve. Ja loomulikult, kui tahab riik teha sealt otse ülekannet, on see muidugi mõista väga kallis. Ühelt poolt on see kallis, kui teiselt poolt võivad olla reklaamitulud väga suured. Mehed, meil on olnud siin igasuguseid asju, on olnud arusaamatusi, mitte mõistmist, aga mina olen selle poolt, et teha tööd, koostööd, omandivormist sõltumata. Selle nimel, et ühel ilusal päeval võiks Eesti sinitaevasse tõusta lennuk. Lendasidki ära. Lendasidki ära. Aga alles lendasid. Saad sina ka natukeseks ajaks rahu. Rahu? Nüüd algab minu riigimehe karjääri kõige kohutavam aeg. Sest ma tean, et ühes meie riigi ministeeriumis ei ole 3 nädalat mitte ainsatki hinge. Ja ma näen, et peale minu ei märka seda meie riigis mitte keegi.